tervist! Taas kiusatus kokata. Olen märganud, et kiusatustega on niimoodi, et ega neist ennem lahti ei saa, kui tuleb neile järgi anda. Nendega ei ole võimalik võidelda. Ja seekordne kiusatus on seotud croissantiga. Eesti keeles ilus nimi sarvesai. Ühes minu töökohas on üks kiosk. Ühe tähega kiosk. Ja seal on väga hea valik sarvesaiu. Ja järjekordselt süües neid tekkis mõte, et huvitav, kas seda on võimalik ise teha. Ega midagi, kõik võimas internet tuleb appi ja leidsin 20 erinevat retsepti, kus kõik väga soliidsed onud ja tädid andunult räägivad, kuidas nemad teevad croissante, kes ei viitsib mitu päeva möllata, ja leidsin lihtsa retsepti sarvesaiade tegemiseks. Ja nüüd proovingi, kuidas välja tuleb, ma ei tea, ei ole varem teinud, aga praktika on tõe kriteerium, ütles keegi väga kuulus ja väga tark onu palju aastaid tagasi. Mulle meeldib väga teha toitu, kasutades numbrikaalu ehk grammi täpsusega töötavat kaalu. Tareerime selle ehk viime näidu nulli ja nüüd pole muud, kui kaalume 390 grammi piima. Enam-vähem siis 390 milliliitrit. Nii. Ja selle me peame soojendama käe temperatuurini. Veel törtsukene. Sel ajal, kui piim soojeneb, kasutame aega mõistlikult. Võtame pärmi. Mulle meeldib see. Pärm ja pool pulka käib küll. Pudistan selle taina segamise nõusse niimoodi. Seda võiks olla nii umbes täpselt 25 grammi. 24. Pole hullu. Lisame siia 70 grammi suhkrut. See on retsept. Niimoodi. Veel sörtsukene. Väga hea. Võtame teelusikas soola. Kõik peab olema oma koha peal. Teelusikas soola on umbes 10 grammi. Nii vaatame, kas lööb ette 80, täpselt 81,2. Nii, piim on meeldivalt soe. Segame selle siia juurde. Piim ei tohi olla liiga tuline. Muidu meie kallis pärm kooleb ja temast pole enam asja. Nii, aga selle asetame siis taina segamise masinasse. Nii. Siin on meil Mirri, ema nüüd Mirri, tema teab oma väärtust. Nii, mulle tundub, et see pärmi, suhkru, soola ja piimasegu on valmis, pärmitükk enam ei näe ja nüüd see peab seisma 10 minutit. Pärmiseen tunneb väga hästi ennast soojas piimas ja ma arvan, et see on üks eeldus, et asi meil hästi välja tuleks. 10 minutit on möödas ja nüüd segame siia juurde 600 grammi jahu. Väga armas. 600 grammi jahu. Kokku saame siis kilo tainast niimoodi. Vaatame, kas tainast tuleb ka paras. Niimoodi. Lisame siia siis täpselt 601 grammi. Päris hea. Nüüd meie masin aitab. Kas sa õli panid ka sahvrisse peitu või? Ei, õli ma panin külmakappi. Õli peab olema pimedas ja jahedas. Palun. Tainas on kenasti valmis. Paneme käe külge ka. Et ma arvan, et me kõik vajame puudutust. Ja kindlasti ka tainas vajab puudutust aeg-ajalt. Nii.
paneme ta kaussi, see natukene lipsutatud jahu alla, paneme siia veidi jahu peale, katame ilusti valge ratiga ja paneme sooja kohta taina seisma 1 tunniks. 1 tund. Radiaator tainas ja muuseas võib juba valgustada ette, mis tuleb. On vaja võtta pehmet võid ja olen pannud juba aegselt või radika peale soojenema, aga mitte niimoodi, et radikas sulataks või loiguks radika all, et väike abivahend selleks. Nii, aga kohtume tunni aja pärast. Noh, Milli, teeme muusikat natukene. Mis sa arvad? Väga tubli. Sõber. Oled inimese parim sõber. Aha, ja. Äge. Siin toredad hambad, soojad silmad. Need silmad tasuvad nii mõnedki kannatused, mis käivad koera pidamisega kaasas. On niimoodi, Milli? Mis sa arvad asjast? Mängime koos klaverit. Aga koerapolkat mina küll ei taha mängida. Pillimäng, selle õppimine ja harjutused on üks väga vahva asi. Jah, ausalt öelda hakkasin seda tegema mõned aastad tagasi ja sain ikka pisiku oma kallitelt lastelt. Tublid lapsed käivad muusikakoolis ja puha. Aga sain neilt pisiku ja flöödimäng, see on midagi erilist. Näiteks Volga paadimeeste laul ehk siis need burlakid. Nii, oleme jõudnud sarvesaiade teoga nii kaugele, kui on tainas kerkinud 1 tund. Nüüd tuleb lõigata tainas 8 tükiks, rullida kettad. Ketas katta võiga ja selle peale asetada uus ketas ja niimoodi kõik 8 kihti. See tuleb panna külma ja siis vaatame, mis saab edasi. Nii. Nii. Ja meil ongi siin 8 portsu. Paneme selle siia peale. Ja tõmbame kuidagi niimoodi. Ja. Nii. Paneme siis selle taina siia peale. Näiteks kuidagi niimoodi. Järgmine kiht. Võid. Ja rullime jälle. Taina ketta ja asetame aga selle kihi peale. Ja see ongi siis kiir croissanti tegemine. Ehk pärmilehe tainas ja natukene kiiremalt. Nii. Oleme jõudnud viimase kihini, 8. kiht. Ja valmis on pandud taldrik, sellega läheb asi külmakappi. Aga muuseas ei olegi midagi väga võimatut ja väga aega nõudvat. Kui aeglaselt teha, siis äkki minut ja kiht. Järelikult siin on tervelt 8 minutit tööd. Näits jahu ja rullime jälle ühe ketta. Nii.
nii. Selle asetame supsti siia peale. Nii. Milli. Tšau. Nii. Ja nüüd see tore virn tuleb asetada külma. Ja külma umbes pooleks tunniks lataki. Nii. Oi kui kena. Oi kui kena. Nii, selle asetame külma. Nii, nüüd on näha, mis on külmakapis. Külmakapis on, ikka on midagi, aga põhiliselt siin on tühjus. Aga nii, tainas, head olemist, 30 minutit. Nii, tainas on seisnud pool tundi külmakapis ja on selline nagu ta on. Selline natukene jäigem. Ja nüüd tuleb teha niimoodi, et rullida tainas ümmarguseks. Laiemaks ja ümmargusemaks. Ta on meil siis selline kõva pool meetrit läbimõõdus ring. Ja nüüd läheb asi lõbusaks. Võtame ketasnoa ja lõikame taina 12 tükiks. Nii. 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 Ja selle peame lõikama 3 naksti, naksti. Niimoodi. Niimoodi. Seega naksti, naksti. Retseptis, mis ma vaatasin, tehti ka sellised sakid siia peale. Ja seda natukene muljuti laiali ja niimoodi see sarvesaiakene siis nüüd peaks tulema. Kena. Nüüd siit otsast niimoodi sakutada laiemaks, et siis ta tuleb niimoodi laiema baasisega. Ja tuleb viimane sarvesaiakene. Näe, täitsa kena. Paneme selle siis mõõdede vendade kõrvale ja nüüd peab see plaadi täis kerkima 1,5 tundi. Sätime neid, et nad ei keerduks lahti. Nii, ja poole tunni pärast siis ahju. Keskmine kuumus 20 minutit. Ja enne ahju panekut tuleb neid pintseldada munakollase ja vähese piimaseguga. Teeme niimoodi. Ja ausalt öelda, mul meeldib küpsetada niimoodi, et teen eelkergitust soojas ahjus. Soojas ahjus kuskil 40-50 kraadi juures. Näiteks siia. Ja see kolmnurk tähendab seda, et siin ongi 50 kraadi umbes temperatuur. Ja nüüd taimer 30 minutit. Nii, head küpsemist. Mis küpsemist? Eelkerkimist. Ja poole tunni pärast keerame põmm peale küpsetustemperatuuri mingi 180 kraadi. Aga praegu on siis paus. Jälle 30 minutit. No jaa. Kokkav mees võib ju näida põnev, aga paljud naised ohkavad selle peale, kui kuulevad jälle oma mehe kiusatusest kokata. Nad teavad, et ega seal muud ei olegi, kui anda järgi. Aga on juures see, et kõik see laga, mis on mees tekitanud, jääb sageli naise õlule ja see ei meeldi neile mitte üks raas. Aga tähtis on ennetus. See aeg,
kui saiakesed kerkivad soojas ahjus, tuleb see laga ehk normaalne toidu valmistamise kõrvalprodukt kokku pühkida ja niimoodi heastada oma väärtegu. Nii, napilt, palju siin läks aega? Minut, no mitte üle 2 minuti. Ja võimalik kriisikolle on niimoodi likvideeritud. Väga armas vaatepilt. Kass pliidi peal ja tegeleb hügieenitoimingutega. Jah, Mirri. Kassid ikka teevad niimoodi. Nõndaks, 30 minutit on möödunud ja vau, saiakesed on kerkinud. Aga nüüd järgneb nende pintseldamine munakollase ja vähese piimaseguga. Nii, munakollane edukalt eraldatud, siia paneme türtsukene piima, klopime ja pintseldame saiakesed üle. Panin ahju vahepeal sooja küpsetustemperatuurile 180 kraadi. See muidugi ei teki seal hetkega, et nad on meil natukene aega soojas ahjus ja siis ei jää muud üle, kui kallid saiad küpsege ilusaks. Nii. Head küpsemissaiad. Paneme taimerile ka mingi aja peale, 20 minutit. Nii, ja siis vaatame 20 minuti pärast. 2, 1, piiks. Ja nüüd, vau, nüüd te saiad olete küll valmis. Ei ole siin mingit puiklemist. Vau, lähevad nagu soojad saiad. Ma ei suuda, lihtsalt ei suuda. Võtan veel ühe. Joon piima, külma piima peale ja kõrbiseb. Mõnus. Näitan veel, kuidas ta seest välja näeb. Ilusti kihid üksteise kõrval, peal kerge koorik, kõrbiseb. Olen õnnelik ja mulle tundub, et see ongi kokkamise üks rõõmudest. Saab mõtelda, mida ma tahaks proovida teha, otsida retseptid ja siis see asi viia ellu. Ja sööma peame kõik ja miks mitte siis ise natukene vaeva näha, katsetada ja teha midagi valmis. See tegemine ise on suur rõõm. Kuidas see välja tuleb, kuidas järgmisena võiks mingit võtet rakendada ja kui plaaditäis sai on laua peal ja seda süüakse, kodanikud on üsna rõõmsad, siis olen topelt õnnelik, et kokake maga ja jätku croissanti ehk sarvesaia.